tere taas teadushimuline raketisõber, kes sa järjekordselt oled leidnud oma tee Rakett69 veebisaadete juurde. Täna räägime sellest, kuidas toimib krüptorahade kaevandamine. Te hakkate kaevandama krüptovaluutat. Selleks peate valideerima tehinguid, lahendades matemaatilisi ülesandeid. Tegemist on nüüd mitmest mõistatusest koosneva kompleksülesandega, kus iga alaülesanne tähistab siis krüptovaluuta kaevandamiseks tehtavat matemaatilist tehet. Need matemaatilised mõistatused on asümmeetrilised pusled, mis tähendab seda, et need on raske lahendada, aga väga lihtne kontrollida. Mitmed kaasaegsetest krüptorahadest töötavad nii-öelda proof of work põhimõttel. Ehk krüptoraha kaevandaja peab tegema väga palju tööd selleks, et ta saaks preemiat. Milleks üldse seda tööd teha vaja on? Kui üks inimene tahab saata teisele mingi koguse krüptovaluutat, siis selle jaoks, et see tehing nüüd ühelt inimeselt teisele jõuaks, ei ole seal vahel ühtegi panka. Seal vahel ongi krüptoraha võrgustik. Ja seal võrgustikus võib olla nüüd mõni kaevandaja. Mõni kaevandaja, kes siis valideerib selle tehingu, pannes kirja, et isik A saatis nii palju raha isikule B. Selle jaoks, et see vahepealne osapool sohki ei saaks teha, on võrgustikus neid kaevandajaid väga palju ja nad kõik võistlevad selle nimel, kes esimesena õiglaselt selle tehingu kirja saab panna. Kui sa tahad hakata midagi siin nihverdama või sohki tegema, salaja numbreid muutma, siis on siin kõrval teised kaevandajad, kes täpselt seda sama tehingut proovivad kinnitada. Ja kui nad vaatavad, et sinu tulem on vale, siis võistlevad nad ise edasi selle nimel, et saada esimesena õige tulemus. Täpselt nii, nagu meie võistlejadki. See tähendab seda, et kui sa tahaksid tõepoolest sekkuda krüptovaluuta ülekannetesse ja seal salaja midagi muuta, siis ei võistle sa mitte ühe kaevandaja vastu, vaid kogu maailma vastu, kes proovib kindlustada, et see krüptovaluuta võrgustik oleks turvaline. Ja efektiivselt selleks, et sa kõigi nende vastu saaksid, peaks sul olema rohkem arvutusvõimsust kui tervel maailmal kokku. See ongi see, mis teeb krüptovaluuta kinnitamise ja kaevandamise äärmiselt turvaliseks. Aga miks nimetame seda vahepealset kinnitavat osapoolt kaevandajaks? Mitmete krüptovaluutade, sealhulgas ka Bitcoini puhul, on teada, mis on lõplik kogus Bitcoine, mis üldse eksisteerida saab. Bitcoini puhul on see 21 miljonit. Ja tänaseks päevaks ei ole kõik sellest veel ringluses. See osa, mis ringluses ei ole, see tuleb välja kaevandada. Ja see kaevandatav kogus ongi see osa krüptovaluutast, mis antakse preemiaks sellele osapoolele, kes valideerib seda tehingut kahe teise osapoole vahel. Seega ainuke viis, kuidas uut krüptovaluutat ringlusesse tuleb, on see, kui tehingu valideerija saab endale mingi koguse preemiat ja nüüd teeb sellega ise mingit tehingut. Kusagilt mujalt krüptovaluutat ringlusesse juurde ei tule. Ja nii nagu kulla puhul on ainuke koht, kust kulda ringlusesse juurde tuleb läbi kaevandajate, kes seda maapõuest pinnale toovad, siis sama kehtib ka krüptovaluuta puhul. Ja sealt tulebki see väljend kaevandamine. Ehk sisuliselt on krüptovaluuta kaevandajad ainsad osapooled, kes põhjustavad uue krüptovaluuta ringlusesse tulekut. Aga mis on siis see töö, see proof of work, mida kaevandaja tegema peab ja mis on sellel pistmist meie ülesannetega? Nii nagu saates öeldi, on tegemist asümmeetriliste pusledega ja täpselt samamoodi on ka krüptovaluuta kaevandajatel vaja lahendada asümmeetrilisi puslesid. Mul on siin ees see sama linna planeerimise ülesanne, mida võistlejad pidid lahendama. See pusle on väga hea näide asümmeetrilisest puslest. Selleks, et seda lahendada, tuleb näha palju vaeva, enda peas mängida läbi mitu erinevat kombinatsiooni, kuidas saaksid need erineva kõrgusega majad siin asetseda. Kuid kui tahame seda mõistatust kontrollida, siis piisab meil lihtsalt pealevaatamisest. Esimese asjana näeme, et igas reas ja igas veerus on igat maja täpselt üks. Seega esimene linnuke on kirjas. Ja nüüd peamegi läbi vaatama ainult erinevate numbrite juurest, mitut maja vastavast reast või veerust näeme. Kui nende numbrite juurest vaadates on kõik õige, siis ongi kogu pusle õigesti lahendatud. Rohkem me mitte midagi tegema ei pea. Ehk see kontroll võtab aega. Pealevaatamine, siit vaatamine, siit ja saamegi teada, kas pusle on õige. Ja siit ongi lihtne mõista, miks see töö panustamine andmete valideerimiseks töötab.
Kui samasugust või veel keerulisemat puslet lahendaks arvuti, siis lisaks ajale tuleks panustada ka elektrit ja selle hinda ja kõik need kulud kokku on piisavalt suured, et sa ei tahaks petta seda süsteemi. Sest kui sa petad, siis sa jääd kõikidest nendest kulutatud ressurssidest ilma. Kui sa aga valideerid mõne tehingu õiglaselt, siis saad sa preemiat ja see preemia suurus on välja arvutatud täpselt nii, et kui sa pidevalt lahendad neid puslesid õigesti, siis on see preemia pisut suurema väärtusega kui see kulu, mis sa sinna alla paned. Nii on ka kaevandajatel pidevalt põhjust tegeleda selle võrgu turvalisuse tagamisega. Vaatame veel mõnda puslet ning uurime, kuidas seal see asümmeetrilisus töötab. Näiteks sellel kolmnurga puslel on kokku mitu erinevat lahendust ja nendeni jõudmine või üldse arusaamine, millise lahenduseni sa tahaksid jõuda, on üpris keeruline protsess. Kuid kui lauale on laotud ükskõik milline lahendus, siis selle lahenduse õigsuse valideerimiseks piisab ainult sellest, kui liidame kokku erinevatel külgedel asetsevad numbrid. Selle pusle puhul olen nüüd siia peale teinud ühe lahenduse. Selle lahenduse õigsuse kontrollimiseks piisab, kui liidame kokku ühe külje, teise külje ja kolmanda külje ning nüüd võrdleme nende summasid. Kui need summad on omavahel võrdsed, siis ongi pusle korrektselt lahendatud. Taaskord on kontrollimise protsess oluliselt kiirem ja lihtsam kui pusle lahendamine ise. Kõige vähem tuleb seda asümmeetrilisust välja võib-olla selle viimase domino pusle puhul, kuid sellegi poolest saame siit leida ülesse ka neid nõkse, mis muudavad kontrollimise oluliselt hõlpsamaks kui ülesande lahendamise. Näiteks kui hakkad puslet lahendama ja näed mänguväljal numbrit 6, siis ei ole üheselt teada, mis peab siia ruudule minema. Kas siia läheb 5 ja 1, kas siia läheb 0 ja 6, võib-olla hoopis 3 ja 3 või 2 ja 4. Need kõik on potentsiaalsed variandid, mille saaksime siia peale panna. Küll aga, kui meie pusle on korrektselt lahendatud, siis peame seda protsessi tegema teistpidi ja ainult ühe korra. Ehk kui meie pusle on kõik lahendatud ja siin peal on klots 2 ja 4, siis ainuke kontrolli, mida peame tegema, on see, et kas 2 ja 4, mis on kokku 6 täppi, on koha peal, kus on kirjas 6. Ja kui see on õige, siis teisi tükke me enam samal alusel võrdlema ei pea. Nii saamegi väga lakooniliselt lihtsustades öelda, et pusle lahendamine selle tüki näitel on 4 korda keerukam kui selle kontrollimine. Lõpuks ongi selle pusle kontrollimiseks vaja läbi teha 2 sammu. Vaadata, et igal pool puutuks järgmise klotsiga kokku täpselt sama arv täppe. Ja kui see vastab igal pool tõele, siis tuleb ka veenduda, et numbri koha peal on sellele numbrile vastavad klotsid. No näiteks siin all on 6 ja siin peal on kokku 6 täpiga klots. Siin on meil kokku 6 + 4 ehk 10 täppi ja siin all on ka number 10. Ja analoogilisi puslesi, küll siiski pisut keerukamaid, lahendavad ka arvutid igal pool meie ümber. See on see, mis tagab krüptovaluutadesse sisse ehitatud turvalisuse.